Tõeline spiooniskandaal Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. USA sõjaministeeriumi luureamet kuulutas välja punase ohutaseme. Siin teatati, et viimastel nädalatel tõsteti Iisraeli vastuluureoht kriitilisele tasemele. Teadatakse, et ameeriklased olid šokeeritud, kui avastasid, et Iisrael jälgib salaja kõrgeid Ameerika ametnikke, et saada teavet Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsuste kohta Lähis-Ida konfliktide osas. Ja see teave šokeerib veelgi enam pärast viimaseid Donald Trumpi enda ülestunnistusi, et ta tõepoolest sõimas Benjamin Netanyahut, nimetades teda neetud hulluks seoses sõja läbikukkumisega Iraani vastu. Samuti tasub meenutada, et Benjamin Netanyahu teatas ootamatult, et Iisrael ei vaja enam abi USA-lt. Ja täna hakkasid Ameerika Ühendriikide massimeedia äkitselt avaldama artikleid teabega, et Iisrael ründas väidetavalt Liibanoni keelatud fosfori laskemoonaga. Üldiselt on siin, millest rääkida. Minu nimel Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis skandaal Iisraeli ja USA vahel, see lahvatab uue hooga. Kõik algas Donald Trumpi ülestunnistusest, et ta tõesti sõimas roppustega Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut tema sõja eest Liibanoni vastu. Ja täna avaldab NBC News teabe selle kohta, et kahe riigi vahel on nüüd puhkemas ka spiooniskandaal. Nagu väljaanne kirjutab, on Pentagon üha enam mures Iisraeli luuramise pärast USA järele ning tõstis hiljuti vastu luureohu taset. Ameerika peamise liitlase kohta Lähis-Idas tõsteti see kõrgeimale tasemele. Teatatakse, et viimastel nädalatel avaldas USA kaitseministeeriumi luureamet uue vastuluureohtude hinnangu, kuna Iisraeli ja USA vahel on kasvanud pinged seoses edasiste sammudega sõjas Iraaniga. Luureamet avaldas sisemise teate, millest tõsteti Iisraeli ohutase kriitiliseks. Nagu teatasid ametnikud. See otsus tehti Pentagoni murede tõttu, et Iisrael teeb erilisi jõupingutusi kõrgetasemeliste Ameerika ametnike jälgimiseks. Eesmärgiga saada teavet Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsuste kohta Lähis-Ida konfliktide osas. Nagu te mõistate, ei eelda usalduslikud suhted liitlaste vahel sellist käitumist. Eelkõige teatab NBC News, et Iisrael kuulas pealt Trumpi erisaadikut ja Pentagoni asejuhti. Ameerika luure tuvastas Iisraeli ulatusliku jälgimise USA kõrgete ametnike järele, kirjutab NBC News. Eelkõige kuulati pealt USA presidendi erisaadiku Stephen Witkovi ja Pentagoni asejuhi Elbridge Colby vestlusi. Ja nagu NBC kirjutab ühe praeguse Ameerika ametniku sõnul. Luure teatas, et Iisraeli võimekus luuramiseks ja tehnilise teabe kogumiseks on kirjas 7-leheküljelises luureraportis. Samuti on välja toodud rida konkreetseid juhtumeid, kus Iisrael üritas luure abil teavet hankida, mis suurendas USA muret. On märkimisväärne, et USA riikliku luuredirektoraat, Valge Maja ja Pentagoni juhtkond ei vastanud ajakirjanike palvele seda infot kommenteerida. Iisraeli saatkond Washingtonis teatas vaid, et nad ei tegele spionaažiga. Ameerika ametnike järel nad väidetavalt ei nuhi ning nende suhted ameeriklastega on nii head, et milleks neil üldse spioneerida. Ja siin on, mida NBC News selle kohta kirjutab. Tsitaat. Kuigi vastastikune spioneerimine liitlaste ja vastaste vahel kogu maailmas on tavaline asi, ütlesid praegused ja endised Ameerika ametnikud, et Iisraeli hiljutised tegevused ületasid kaugelt tüüpilise ja oodatava spioneerimise piirid. Suurenenud valvsus on tingitud erimeelsustest presidendi Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahel. Iraani sõja ning Iisraeli sõjaliste operatsioonide üle Liibanonis, sealhulgas pingelise telefonikõne ajal eelmisel nädalal. Pärast vestlust tunnistas Trump ajakirjanikele, et nimetas Netanyahut hulluks ning üha enam tekib küsimusi, kas kahe riigi eesmärgid Lähis-Idas hakkavad oluliselt erinema. Siinkohal märgin ka, et alates vaherahu sõlmimisest aprilli alguses on Trump püüdnud saavutada diplomaatilist kokkulepet Iraaniga sõja lõpetamiseks. Iisraeli ja USA poolt 28. veebruaril alustatud. Iisrael väljendab avalikult skepsist selle suhtes, et Iraan täidab mingeidki saavutatud kokkuleppeid.
Lääne ametnike sõnul nõuab Netanyahu Iraani pommitamise jätkamist ega nõustu Trumpiga, kes nõuab temalt rünnakute vähendamist Hezbollah vastu Liibanonis. Allikate sõnul peavad Ameerika ametnikud nüüd olema eriti ettevaatlikud, kui nad reisivad Iisraeli või kohtuvad kellegagi, olenemata asukohast. Veel üks Iisraeli teema. Itaalia ametnike puhul pole üldse oluline, kus see toimub. Praeguste ja endiste diplomaatide ning endiste riikliku julgeolekuteenistuse töötajate sõnul on Iisraelil juba aastaid maine riigina, mis tegeleb agressiivse spionaažiga isegi Ameerika Ühendriikide oma lähima liitlase vastu. See praktika on juba ammu tekitanud muret riikliku julgeolekuteenistuse töötajate ja diplomaatide seas ning Ameerika luureametnikud jälgivad seda küsimust tähelepanelikult. Siinkohal tuletan meelde, et 1980. aastatel põhjustas Iisraeli spionaaž tõepoolest lõhe suhetes Washingtoniga. Ja siis veetis USA mereväe luureanalüütik Jonathan Pollard koguni 30 aastat vanglas. Pärast seda, kui selgus, et ta müüs Iisraelile täiesti salajasi dokumente ja andis edasi salastatud teavet. Kuid viimased lahkhelide episoodid näitavad, et sõja eesmärgid Trumpile Netanyahul hakkasid väga tugevalt erinema. Trump nõuab Netanyahult sõja lõpetamist Hezbollah vastu ja selle skandaali taustal hakkasid Ameerika meediaväljaanded uut lugu üles keerutama. Niisiis, täna kirjutab New York Times, et väidetavalt kasutab Iisraeli armee süstemaatiliselt valget fosforit Liibanoni linnade pommitamisel, mis on vastuolus sõjaseadustega. Väljaande andmetel kasutati väidetavalt Ameerika valge fosforiga mürske Beaufort kindluse ründamisel, samuti Nabatias, Tyros, Klajas, Hiamis ja Jamores. Siinkohal märgin ka, et vastavalt Genfi konventsioonile on valge fosfori kasutamine lubatud ainult suitsukatte või valgustuse loomiseks, kuid selle kasutamine elavjõu ja rajatiste vastu asustatud tsiviilpiirkondades on keelatud. Iisraeli võimud väidavad, et nad ei kasuta sõjategevuses mingit valget fosforit. Huvitav on aga see, et skandaalide taustal võib sellise info levitamine saada veel üheks survevahendiks Iisraeli mõjutamiseks, et sundida neid lõpetama sõda Liibanonis. Siin panen punkti. Teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!